Norbert, väljalennuni Gibraltarile on jäänud napid 5 tundi ja äsja lõppes treening, meeskond sööb. Mis seisus meeskond on? Kas kõik on hästi, kõik on terved, oleme valmis sõiduks? Ja, kõik vajalikud treeningud on praktiliselt tehtud, meeskond on saanud puhata siin ja saanud veel viimaseid ideid natukene, mis on tähtsad ka lähtuvalt sellest, kuidas me mängisime ja mismoodi on vaja mängida, nii et meeskond on valmis. Kas need vahepealsed päevad, mis on möödunud kodumängust, oli videoanalüüs tõenäoliselt üsna tähtsal kohal? See on kogu aeg, see on tavarutiin, et mängijad saavad alati mingisuguse idee sellest, kuidas mäng läks ja mis on järgmises mängus oluline jälgida, nii et selge on see, et me seda tegime. Reis Gibraltarile, kuivõrd keeruline see on? Ma usun, et meeskonna jaoks on klubi teinud selle lihtsaks, et saame ühe otsa sõita Frankfurti, seal ööbime ja järgmisel päeval liigume edasi, nii et selles osas kõik unetunnid saavad mängijad kätte ja ma ei usu, et seal mingisugust probleemi tekib. Kindlasti tahetakse teada, kui palju ja mis moel me võõrsil mängu teistmoodi mängime. Tehnikalisi saladusi ja taktikalisi me loomulikult siit teada saada ei looda, aga kas ja kui palju me lähme muutma seal mängus kodus nähtuga võrreldes? No ega see mäng baseerubki teatud taktikalist nüanssides just, mis vajasid selgelt kohe korrigeerimist ja nii see üldjuhul käibki, et sa vaatad mängu, sa vaatad seda, mis on vaja teistmoodi teha ja selge on see, et mängijad on juba saanud need juhist kätte, mis tuleb nagu teha tugevamaks, kus me peame olema tugevamad, kus on vastane selgelt haavatav, et samamoodi nagu esimese mängu eel tegime oma analüüsi sellest lähtuvalt, oleme ka selle teinud teise mängu eel ja mängijatel on selgelt ideed paigas selles osas, mis meid jälle ees võib oodata, et oleme, ma arvan, selle küllaltki korraku pildi ette loonud mängijatele. Mingit pettumust sa ei ole meeskonnas täheldanud sellest võõrsi kodus lastud väravast? Mitte sellisel kujul nüüd, et keegi oleks seda hakanud väga kuidagi üle leinama, et pigem on nehtudki selleks see, mis moodi konstrueerida mängus, mis on oluline, et see mäng hoida distsipliini all, et mäng oleks kompaktsem ja terviklikult oleksime tugevamad, nii et see pigem sellised asjad on alati kiired äratused selles osas, et mis on vaja muuta. Aitäh, Norbert, ja turvalist reisi!